Tšau! Tšau kõigile! Merka täna siin ja mina olen koos Lauriga. Tere! Ja Lauri meil tegeleb sellise ägeda, huvitava teemaga nagu toitlustus ja tema on pärit siis Royal Cateringist. Ja kes sa oled seal? Toiduarmastaja, peakokk ja üks omanikest. Selline lugu on nüüd täna. Ja nüüd oleme täna siia tulnud, et Lauri hakkab mind välja koolitama. Jah, et tuleb anda juhtjärg üle ja... Kui nii, jah. Sest mina oskan teha keeta ainult makarone ja 6 korra võib-olla teen ka kartulit. Täna siis tsipakene kaugemale viime selle asja. Me teeme ahjus röstitud porru Prosecco hollandisi kastmega. Kaua sa tegelikult oled tegelenud sellega? Sellel on veits pikem vastus. Cateringiga jookseb nüüd 6 aasta, aga tegelikult ma lõpetasin 2015 Coca-Cooli. Aga kuna ma olen nii hea inimene, et mulle meeldis hullult tasuta tööd teha, et ma nii 3 kohas olin praktikal korraga ja selles vanuses oli võib-olla seda päris töökoormust veits liiga palju ja tuli sisse 5-aastane paus. Ja siis, kui me Kristiga kokku läksime, siis ma hakkasin nullist uuesti õppima, tegime köögistööd, õhtul YouTube, Google, lihtsalt õppi. Õppisite niimoodi või? Võtsite nagu YouTube'i lahti sealt, nagu vaatasite asju? No vaata, ma olin õppinud, aga ma olin kõik ära unustanud, nagu absoluutselt kõik. Sul oli nii kopp ees sellest töötamisest, et sa ei tahtnud seda näha. Ei ole võib-olla 17-aastaselt mõttekas 3 kohas eri linnades korraga tööd teha. Kell 10 jõudsime koju, kella 5 hommikul istusin YouTube'is, Google'is, erinevad raamatud. Niimoodi aasta aega järjest. Mis on? Tulemus. Aga alustame või? Ma valmis. Kuna meil on üks porru, mille me jagame 2, siis ma annan sulle selle rõõmu seda jagada. Võtad omale porru lõike laua peale, lõikad maha saba, lõikad maha pea ja enam-vähem silma järgi täpselt keskelt pooleks. Saba. Ja, vaata nüüd. Alati, kui sa lõikad, siis ära hoia siit. Võta võimalikult lähedalt sellele kohale, kus sa lõikad. Näpp on sirgu, nuga on vastu näppu ja mööda väikest nukki jookseb nuga. Ühesõnaga kõik sõrmed maha. Jah, peaaegu. Nii on jah? Just. Ja see nagu küüntega väga köökis ei saa. Sul on väga terav nuga tegelikult. Ei tundunud küll niimoodi olevat. Kas see on prügikast või? Me teeme praegu, et see on prügikast. Lõika see jupp ka siit maha. Nuga töötab niimoodi, et sa mitte ei suru alla, vaid sa nagu lükkad. Okei, ma lähen juba ära. Mitte ära suru alla, vaid pane peale, lükka ja vajuta. Kas ma tulin endale häbidega? Ma ei oska isegi porrut lõigata. Lauri, see nuga ei tööta, vaid tea, mis nuhad sul on. Selline on siis Merka silmamõõt. Lõik umbes pooleks. Pane poosi, mis tõuke väike pagi. Pane lõika laua peale, pane porru siia sisse. Tehniliselt see peaks olema kaubamajas müügil, aga on selline asi nagu suitsutatud oliivõli, mis annab talle väga-väga mõnusa maiki. Kuna ilm on praegu siuke nagu ta on, siis tavaliselt ma teen seda asja grilli peal. Aga uues on veits keeruline praegu silmaga filmida, ehk siis kasutame siit natukene suitsuoli suitsu maitse andmiseks. Minul on kodus näiteks ainult see rapsiõli. Kergelt soola. Paki sisse. Nii läheb, jah. Pane siia. Ja siis me kasutame leilikud. Aga saadame nüüd lahju pikutama. Circa 15–20 minutit, oleneb kui pehmet sa tahad. Alustame Proseccoga. Pane pool kõigepealt siia sisse. Ka võib. Pool, jah? Pool. Okei, läks veits rohkem. Ma pole mitte kunagi alkoholiga mingisugust toitu teinud. Ma ka tavaliselt teed mõju nagu. Munakollane. Ole sisse. Mõtleb äge. Kui nüüd on see kaua sisse on. Kas ma pean kohe hakkama? Rahulikult niimoodi. Ülejäänud ka kuivaks jäävad. Nii on jah. Kas need valged tükid võivad siia sisse tulla või teha? Praegu on okei. Okei. Valge ülejäänud.
ma olen näinud mingisugust jahukastet teinud. Ma teen tavaliselt tärklisega ka. See on ütlused 100 grammi. Meil on 100 grammi võid sulatatud. Ja sina vispelda. Mina valan sulle kiiremini. Sa käisid ju presidendi vastuvõtul ka toitlustamas. Jaa, aga mitte see aasta. Eelmine aasta oli? Eelmine ja üle-eelmine. Ja kuidas sul läks? Ma pole küsinud, et oli närvesööv ka või? Proovi juba, jah? Ei, no selles mõttes, et seal on nii palju erinevaid kokkasid, kellel on kõigil nagu oma suupisted, et me enam-vähem ju kõik teame üksteist, et see on pigem siuke nagu fun projekt, milles osaleda ja näha neid, keda muidu näed telekast. Nii. Aga see läheb muidu tükki, on ju? Ja üks aasta sa käisid siin ju välismaal ka võistlust. Ma ei mäleta, kus see oli? Saksamaal Stuttgardis, puhkade olümpia. Ja mis koha saite? Hõbe ja pronks. Ja palju teid oli seal kokku? Pronksiis on 6 ja kokku oli meil tiimis 11. Aga ma mõtlen nagu, et mitu võistlejat oli seal neid tiime? Neil oli ju tohutult palju oli seal. Minu meelest oli üle 100 erineva riigi. Tempi natukene allapoole. Teine kord võtta kui riskid, kus sa ei pea terve käega käima. Pane ainult siit. Ainult rannast. Segad asi samamoodi. Sul on vaja väikest võsikad. Proovida. Teenud see. Proovida või? Maitseb hästi. Isegi. Kui sa jätad segamise vahele, vaata, juba hakkab tagasi minema. Ja Merka keerab siin kõik pekki. Ja sa tegidki seda. Tubli. Pool 2 minu kord. Ai, pane uuesti. Ei pea seda sisse jätma siia, aga noh. Ma keerasin kõik. See on Mimmi. Ja nüüd Lauri näitab, kuidas tuleb teha seda, mis iganes see kaste nimi oli. Kas ta on nüüd valmis? Lauri sai sellega hakkama. Thanks. Ja tuun ka, jah. Loodaks vassid. Very funny. See on ilus. Lehtne. Suitsulõhnad on. Lõhnadest rääkides, siis ma ei tunne väga paljusid. Õige inimesed leidsin, kellega süüa teha. See on jälle lihtsalt üks maitse. Kõrgemalt. Me koorime selle peale mingi ära. Kas see kandik on kuuga? Mis sa arvad, kui ma selle lõhked peale lasen? Tahtsin näidata, et üldiselt selline on meie söök, kui mina süüa teen. Kaspar teab. Nii, sa võid ise valida. Kas sa tahad teha pintsetiga, noaga, kääridega või üldse näpuga? Need on nagu need kulmupintsetid. Ühesõnaga, sul on vaja see pealmine kiht. Kõrbenud kohti ma oskan eemaldada. See on mu igapäevatöö. Minul ei mingi must jäi kõrbe kokku veel. Siin must. Sa oleksid pidanud, vaata, kui sa seda rulli ära tõmbad, siis sa rullid seda eemale, aga sa tõmbasid niimoodi, et see rull käis selle sama. Jumala ükskõik oli mul. Ikka endale sobivad tükid. Kas ma võin seda käeg kinni või kuidas ma seda? Tavaliselt ma lõikan kodus kääridega. Kas need peavad ühe suurust olema? Võiks. Need on nii-öelda üks tükk on üks amps. Nii suurt ampsu, kui tahad, nii suur lõika. Siit tuli mingi... Ma arvan, et igaüks, kes seda videot praegu vaatab, teeb seda minust paremini. Tõsta peale. Tead, Lauri või? Ma kunagi olen köögis töötanud. Ma ei ütle midagi. See oli töötav köök või? Out of office. Tegelikult ka. Kunagi olen köögis töötanud. Ootan. Asub Riia tänaval nimi McDonald's. Ma viskaks selle porru siia sisse. Siin on meil restsibula ja õhitud tatra siuke segu. Õhitud tatra on mingi popcorn. Kõigepealt keedad tatra, siis kuivatad ahjus ja siis fritid ja siis ta läheb lahti. Ja, mul on siukene M-top pakiga mingi kuivatatud sibul suht samas kui seda riivi kasutada, see näeb nii fancy riiv välja. See tuleb mul hästi välja.
kuulsin seda. Tegelikult ma töötasin suudlevates tudengites, ma olin seal abis olin. Sa tead, et see koht on kinni? Nüüd on seal midagi muud. Jaa, aga ma jään maksma seda võrgumist. Aga muidu ma aitasin seal nõusid pesta ja siis ma tükeldasin neid salati asju ja neid. See oli väga ränk. Klient süüa, kui saab täna või sa jääd ootama. Mis sa nopid lillekesi seal? Tigi veini mul ei too, kui ise endale nupid. Ma ei oska neid võtta ja kuidas sa võtad neid? Need on nagu väikesed südamed ju. Ongi, tuli vaata! Võta Salfredi võtta. Ti võib nõusata. Ma tulen oma tooli peale tagasi, jah, ma olen väikene tüdruk. Tegelikult oli päris lihtne, kui Lauri aitab, aga üldiselt teist korda ma isegi üksi saaks sellega hakkama. Jah, siis tegelikult ei ole keerulist, sul on põhimõtteliselt 6 asja vaja. Murru, munakollane, või prosecco ja juust. Prosecco kõige tähtsam on ju? Absoluutselt. Lihtne, kerge, maitsev, kevadine, suvine. On küll, jah. Ja no effort. Ühest sellisest tavalisest juurikast saab väga fancy roa. Juustu natuke ja neid muru peale, siis on väga nunnu. Vahet pole, mis sa siia alla paned. Pro tips on ju. Teinekord, kui sa tahad, sa ei pea seda kõrgelt poolt üldse ära võtma, sa võidki ainult tal pealt nii-öelda väikse nagu katus ära lõigata, lõikad selle seest ja tükkideks. Seal on nii-öelda see pruun või must efekt on ka veel juures. No Kaspar oleks harjunud selle söest. Jah, siis ma oleks tulnud kaasa tolledki need. Jaa, ma võtaks kaasa, on sulle. Oota, aga kus sa tegutsed üldse siis? Tartus. Meil on Teguri tänaval kammivabriku vastas on köök ja on ka peoruum. Aga see peoruum võib-olla teeme varsti selliseks avatud köögiks, et inimene saab tulla ja istuda oma kuni 20 inimese seltskonnaga ja vaadatud omal ajal, kuidas köök tegutseb või nad olla ise ka osadavad. Sul on muidugi see online tellimine ka, et toitlustus, et saab pidudele, üritustele, söögi, bufeelauad, kõik asjad tellida, on ju. Järgmise korrani, siis teeme midagi ilusamat. Ei. Kamilli, tule sööma! Kriti! Tule vaat! Lapsed, tulge toalt välja!